Tšau, Olari siin. Teate seda ütlust, kuidas koer külale, nõnda küla koerale. Ei ole miskit uut siin päikse all. Jah, mõtlesin, et täna räägiks siuksest asjast nagu kuidas sina või mina või kõik meie ümber suhtume üksteisesse. Sest et see paneb ka meid üsna palju paneb paika, et kes me oleme, mis me teeme, mis me teha tahame, mis me teha saame, et kuidas meie iseennast üleval hoiame ja kuidas me teistesse suhtume. Mõte tuli sellest, et miks siuke teema üldse, et ühes varasemas videos ma rääkisin, et igaüks meist on oma saatuse sepp ja see kõik, mis meil siin ümberringi toimub, on meie kollektiivse saatuse tulemus. Ehk siis, et igaüks panustab siia ja selle kõikide panuste summa on see keskkond, kus me siis elame. Ja on küll. Sest et kõik see eneseväärikus, kõik see suhtumine ümbritsevasse, nii iseendasse, teistesse meie ümber, eks ju, see kõik see paneb paika, et nägid see, väga positiivne, et kes me oleme, eks ju, kas me oleme mingid tigedad tikrid või me oleme positiivsed, rõõmsad ümberringi, et sellepärast, sest et kui me oleme vastikud ja tigedad, siis see ongi see keskkond, selline mürgine ja vastik, kus mitte keegi ei taha mitte midagi teha, mitte midagi saavutada, sest et see kõik on nii rõve. Aga kui me oleme rõõmsad, oleme head, positiivsed, lugupidavad üksteise vastu, siis sellest tuleb ka selline loov, helge, hea keskkond, kus on nagu hea luua, hea elada ja hea üksteisega suhelda. Natuke klišee, aga et mida siis, näiteks, aga kes siis töötab meile siia vastu? Ja kus ka näiteks minu see nagu mõte sellisel teemal üldse rääkida, kus see pärit on, ongi igasugustest netikommentaaridest, eks ju. Ja ma tean, see on mõttetu. Ma sellest ka teinud videot on mõttetu. Aga aeg-ajalt ikka satub, eks ju. Aga mõned inimesed teevad nagu endaga nõustumisel nagu nii keeruliseks. Nad on nagu nii halb, nagu siukse nagu mürgise ellu suhtumisega inimesed, eks ju. Ja see tulemus on see, et ma ei saagi taga nõus olla, isegi kui ta räägib õiget juttu. Ma ei saa olla taga nõus, sest et ta üleüldine olek on nagu nii mürgine, eks ju. Et kuidas ma saan nõustuda inimesega, kes on mürgine, isegi kui ta räägib õigust, eks ju. Ma ei tea, võtta Varro Vooglaid näiteks. Ta räägib nagu tundide viisi materjali, eks ju. Pooled asjad on tal täitsa nagu okeid, eks ju. Ja teised asjad nagu paneb ikka niimoodi valesti ja niimoodi lükkab nagu sappi. Et kuidas ma saan olla taga nõus? Isegi kui ma tahan. Või siis mul on veel neid sõpru veel, eks ju. Kes nagu väga jõuliselt kuidagi ja nagu väga kompromissitult on ka nagu, minu mingi asjadega nagu ei ole nõus. Kuidas ma saan temaga nõus olla? Ma tahaks, päriselt, mina tahaks. Ma tahaks olla temaga, ma tahaks temaga mitte nõustuda lugupidavalt. Vot seda ma tahaks. Ja ma tahaks, et me kõik suudaksime üksteisega mitte nõustuda lugupidavalt. Et me ei hakkaks mingi mürki ja sappi loopiama lihtsalt sellepärast, et kellegile meeldib Kaja Kallas. Mis siis ikka? Meeldib siis meeldib. Sest et ka temal on nagu päris palju asju, mis ta on teinud väga hästi meie jaoks. Ja, kus see klišee juurde ennem see mõte pooleli, et kus see klišee on? Ongi see, et kus me kõik oleme nagu ühel meelel, et kõik on Putin on süüdi. Vaat see vend on nagu kuradi, vanasti oli see Aadu, eks ju. Kõik teavad, et Aadu oli halb. See, et Aadu ajal lehti igasugused ravimeid ja autobaanid ja asjad, eks ju, ja Volkswagen Põrnikas ja nii edasi.
aga see isegi ei loe, sellepärast, et ta oli, et kõik on nõus, et ta on halb. Nüüd, täna on Butler, eks ju. Et kõik on halb, kõik, mis sealt tuleb, on halb ja kõik on sellega nõus. Okei, ma ei, võib-olla kõik ei ole, aga noh, need, keda mina tean, need kõik on nõus. Et kõik kuri tuleb sealt. Nüüd, jällegi, aga mis on selle Vene propaganda nagu suur point? Suur point on seal see, et ei olegi vahet, et kelle poolt või kelle vastu sa oled, peaasi, või noh, et sa oleksid vastu ja sa oleksid nagu jõuga vastu ja sa teeksid seda mürgise keskkonna. Vot see neid huvitab. Mis korraks üks mõte ka neid, miks Trumpi võit oli halb, on see, et see ussitamine, mis oli USA keskkonnas, on nagu toimunud nagu tükk aega. Ma isegi ei tea, kui kaua, see on alates sellest ajast, kui see Trumpil see eelmine võit ära varastati, eks ju, kõik räägivad, kas ära varastati. Sellepärast, et demokraatia enam ei tööta ja kõik peteti, eks ju. Aga nüüd järsku võitis. Ja ei tulegi mässu, sellepärast, et redneckid, eks ju, neil polegi enam mõtet mässata. Ja täitsa lõpna, hullu maja. Kurat on nii lootsid, Harris võidab ja redneckid kõik võtavad püssid kätte, panevad Washingtoni poole uuesti ajama. Aga nüüd ei juhtu seda. Ei tulegi sõda seal. Hullu maja. Vaat see on see, mille peale need Putin trollid mängivad, et me oleksime üksteise kõri kallal kogu aeg. Aga ärme ole. Oleme üksteise vastu lugupidavad ja mitte nõustume siis ja argumenteerime siis lugupidavalt. Vot see olekski tänane mõte ja sellega olekski tore lõpetada. Kuni järgmise korrani hoiame sidet ja oleme positiivsed. Tšau!